Volikogu istungil nägi seekordne päevakord ette 14 päevakorrapunkti. Märkimisväärsemad punktid on nendes 2015. aasta eelarve vastuvõtmine, mille kogumahuks on 19 187 470 eurot. Peale 2015. aasta eelarve ettekandmist tegi opositsioon väga tähtsad ja mõistlikud muudatusettepanekud, mis oleks aidanud säästa nii valla raha kui ka kasutada valla raha õigetel eesmärkidel. Koalitsioon otse loomulikult ei aktsepteerinud neid ettepanekuid. Ega seal eelarves suuri üllatusi selles mõttes ei ole, et juba viimased 10-12 aastat eelarve on enam-vähem valdkondade jaotuse mõttes ühesugune, et suures plaanis igalt poolt on puudu. Positiivne on see, et eelarve on tasakaalus, kulud, tulud ja kuskil sellist mingit anomaaliat sees ei ole, ehk et kellelegi liiga täiendavalt ei tehta. Küll millega meie fraktsioon ja mina isiklikult rahul ei ole, on see, et eelarvesse on suurusjärk 2 miljonit eurot sisse kirjutatud unistusi, mis ei või täituda, mis ei pruugi täituda. Ehk siis see sama läbimurde tee, purutee pikendus, mida püütakse serveerida justkui, et see on ülioluline ja kindlasti peab tegema sellel aastal. Sellega ma olen nõus, aga reaalsus on selline, et tegelikult see meede, kust raha küsida, avaneb alles kuskil teisel poolaastal, siis kui taotlus esitada, rahastusotsust oodata, võib juhtuda, et on meil juba sügis käes, et riigihange korraldada on meil talv käes, ehk et ehitama me ei saa niikuinii hakata enne 2016. aastat. See ei ole realistlik. Ja seetõttu ei ole ka mõtet sinna siis eelarvest sisse kirjutada neid rahalisi summasid, ehk et me näeme seal ka ette 200 000 euro ulatuses oma osalust. Kui ei ole kindel, et projekti raha saame, siis ei kulu ära ka see oma osalus, milleks siis teda sinna eelarvesse nii-öelda sulgeda. Ehk et selle raha eest meie ettepanek olekski saanud katte lasteaiaõpetajate tõusule, mida siin ju koalitsioon suuresti täna läbi meedia võimendab, eks ole, et nemad hoolivad, aga samas eelarves oli võimalik seda siis tõestada, seda hoolivust. Seda ju ei ole, eks, ehk et sealt on need 208 000 see 130 000, mis oleks kulunud lasteaiaõpetajate palgatõusuks, olekski saanud ju võtta. Ja ülejäänud jäägi eest parandada linna tänavaid, mis on ju meil niikuinii sellises õnnetusolukorras ja kust on samamoodi alati raha puudu. Et selle teemaga ei ole rahul, aga koalitsioonil 12 häält, käed olid kõik püsti, nad otsustasid selle ära, eks nüüd aeg näitab. Volikogu istungil tekitas erimeelsusi ka raamatukogu puudutav päevakorrapunkt. Otsuse kohta, mis puudutab raamatukogu filiaali seal mikrorajoonis. Et samamoodi, et meie meelest ei olnud vaja seda otsust, et me selle Haru raamatukogu sulgeme. Jah, seda noortekeskust on sinna vaja, see on vana plaan, seekord saadi ka raha, see on õige, aga oli olemas ka plaan selleks, et see raamatukogu filiaal ümber tõsta siis, ja viia kokku Jõhvi gümnaasiumiga, mis muutub põhikooliks ja teha sinna üldse Jõhvi linna raamatukogu lasteosakond koos siis lugemissaaliga mikrorajooni inimeste jaoks, et ta oleks selline hubane ja ta oleks olnud ka võimeline töötama nii-öelda autonoomselt, ehk et kui koolipäev on lõppenud, eks ole, siis raamatukogu on jätkuvalt lahti ja inimesed saavad kasutada ja ei sega seda koolimaja nagu toimimist, mis oleks nagu ka majanduslikult kasulik, eks ole, üks maja, mida maksumaksja üleval peab, on lahti nii-öelda jällegi piltlikult 24 tundi. Aga ei, et sellised vanad plaanid, eks ole, öeldakse, et need ei kõlba kuhugi, me teeme uued ja uued tegelikult ei tee olukorda paremaks, vaid halvemaks, et jällegi minu jaoks mõistmatu, et miks on vaja selliseid otsuseid, kui oleks jätnud selle otsuse tegemata, et me sulgeme, siis saanukski öelda inimestelt, jah, ajutiselt on ebamugav, niikaua kui teeme remonti, eks ole, tõstame teid ajutiselt kuskile ringi ja pärast jätkame, teeme teile veel paremad ruumid. See oli idee. Jällegi, eks ole, häälte enamusega otsustati ära, et ei, et
meil on ikkagi nii kokku lepitud, me sulgeme ja suleti. Et see on ka, millega mina näiteks rahul ei ole. Juba mõnda aega tagasi käis meediast läbi plaan tõsta Jõhvi lasteaedades osalustasu. Neljapäevasel volikogu istungil otsus ka vastu võeti. Nii et alates 1. maist tuleb lapsevanematel maksta lasteaia osalustasu endise 12,78 euro asemel 19,50 eurot kuus, mis tähendab, et tõus on 5% miinimumpalgast. Kuid ka selles küsimuses ei kattunud opositsiooni ja koalitsiooni arvamused. Jah, see oli ka, et sellest kirjutas ju leht ka, eks. Suures plaanis võib-olla on üldse nii, et kui vaadata tänase võimu tegutsemist, siis on nagu selline kohati paistab välja selline suuruse hullustus, eks ole, et me teeme mingid hästi suured teema, tõmbame üles läbi meedia ja siis pärast, kui selgub, et meil puudub analüüs, eks ole, me pole seda läbi mõelnud, siis me võtame jälle selle maha. Lasteaia teemaga oli ju samamoodi, et mõned kuud tagasi lugesime, kuidas tõstetakse, eks ole, lasteaia osalustasusid ja 3 korda nendele, kes siis ei ole Jõhvi maksumaksjad. Andmata aru, et sellega oleks justkui mingisugune inimese käest 50 eurot või perekonna käest 50 eurot täiendavalt nagu teenitud, aga 85-90% ju sellest lasteaia kuludest maksab kinni omavalitsus, ka naaberomavalitsus. Ehk et ilma oleks jäänud ju paarist tuhandest eurost, eks ole, ja teenitud 50, täiesti absurdne olukord. Lisaks veel seaduse vastane, eks ole, et sa ei saa teha otsust nii, et kus piir lõpeb, sealt teiselt poolt piiri tuled, inimesed maksavad sulle 3 korda rohkem, antud juhul ei saanud. No siis saadi aru, siis see teema vaibus, eks ole, võeti päevakorrast maha. Ehk et ikka selles mõttes muidugi on ju meedia kajastus hea, et nii kui inimesed hakkavad allkirju koguma või meedia ütleb, et see ei ole nagu adekvaatne, eks ole, selline lähenemine, siis on nagu hirm nahas ja siis võetakse teema maha. Seekord siis tuldi mõistlikumalt nagu välja selle ettepanekuga, jah, et tõsta mõistlikus mahus. Tõsta oli vaja. Ma mäletan, et ma ise tegin selle ettepaneku juba 2 või 3 aastat tagasi, et tõsta seda. Aga ma olen täna nõus sellega, et sellisel kujul, nagu seda serveeriti algul, eks ole, tõstame siin naabervaldadele seal, naabervalla inimestele 3 korda ja siis omadele teeme natuke soodustusi, et nüüd siis tõstame kõigile, et antud juhul on tõepoolest nii, millega tuleb nõustuda, et enne valimisi, mitte ükski valimisliit ega erakond ei julgenud sellest rääkida, et meil on vaja lasteaia osalustasusid tõsta ja me teeme seda. Seda enam, et need samad sotsiaaldemokraadid 3-kesi, eks ole, kes hirmsalt kippusid võimule ja nüüd on võimul. Täna ju nemad olid ju ainsad, kes ütlesid, et seisavad selle eest, et mitte mingil juhul ei tõuseks. Et võinuks siis ju seista, sest rahaline katte oli ju olemas selle sama oma osaluse näol, eks ole, mis täna reserveeritakse eelarves ära ja mis tõenäoliselt kasutust ei leia. Või kui leiab, eks ole, siis kulutatakse ära, aga sellest ei sünni midagi suurt, sest nii kaua kui ei ole projekti rahasid, ei saa seda tervikuna teha. Et see valik ju sai välja pakutud, sellega ka ei oldud ju nõus, sellepärast, et see tuli opositsioonilt ja kuidas siis opositsiooniga nõus olla. Et seetõttu jah, meie fraktsioon jälle selles teemas oli erimeelt, et ei olnud hädavajadust jälle jõuga seda tõsta, sest see rahaline katte oli olemas. Jällegi vaadata nagu positiivselt või optimistlikult ette, et ma ikkagi seda usku, et õiged asjad lähevad ellu ja küll aeg näitab. Et ega siis selliste otsustega, ütleme, et need otsused toovad rõõmu siis, kui inimesed tulevad selle kaasa ja ütlevad, jah, see on õige otsus, on meie kõigi huvides. Täna need konkreetsed otsused ju ei olnud, eks, et ma arvan, et aja jooksul siis tekib ka see mõistmine võib-olla volikogu tasandil seal enamus hulgas, et sa ei saa ikka lõpmatuseni vastu inimeste tahet nagu tegutseda, eks ole, ehk et inimestel peaks minema paremaks, mitte halvemaks. Nädalavahetuse toimus Kohtla-Järvel juba traditsiooniks saanud noorte muusikafestival Muusikametsidus. Üritusele olid oodatud kõik, kellel vähegi muusika vastu huvi. Festivali oli väisamas ka härra Valeri Korb. See on muidugi tore, et juba 18 korda niisugune, ütleme,
perekondlik õhtu toimub siin meie noorte majades ja ma usun, et need, kes ette valmistavad selle ürituse, teevad suure töö, sellepärast et noortele muusikutele annab võimalust minna lavale, näitada oma oskused ja ma usun, et mis rohkem me tegeleme noorte inimestega, kes tahaksid tulla suure kultuuri, et see on pluss. Ja ma tahaksin tänada tõesti kõiki inimesi, kes ette valmistavad niisugused üritused, sellepärast, et see on tõesti suur töö ja suur vaev, sellepärast, et õpetajad otsivad repertuaari, õpetajad õpetavad ja teevad kõiki, et nende õpilased siin laval näidaksid oma oskused. Nii et ühes poolest suur tänu õpetajad, teises poolest ma tahaksin tänada selle maja inimesi, kes tõesti tegeleb selle suurde ettevalmistusega niisugustele üritustele ja annaks Jumal, et neid Austriakide niisugused kontsertid oleksid meil rohkem ja rohkem. Kohtla-Järve ühistranspordi sõiduplaanides toimuvad alates 1. veebruarist mõningased olulised muudatused, tulles vastu linna elanike soovile. Täpsematest sõiduplaanides toimuvatest muudatustest annab meile ülevaate Kohtla-Järve transpordi vanem spetsialist Andrei Poludetkin. Eelmise aasta lõpus Kohtla-Järve linnavalitsusele laekus mitu linna elanike taotlust, kes palusid avada uue bussiliini, mis ühendaks Järve linna osa Põhja mikrorajooni uue bussihaiglaga. Oli otsustatud ümber korraldada olemasoleva bussiliini 28B selliselt, et sellel liinil oleks alg- ja lõpppeatus Põhja mikrorajoonis. Ja marsruutliinil oleks järgmine Põhja mikrorajoon, Kalevi tänav kuni Olevi ristmikuni, Olevi tänav, Torujõe tänav, Järveküla tee ja alates Veronia peatusest, et bussid liiguksid vana marsruudi järgi. Peale selle inimesed palusid kärpida marsruudi liinil 28A selliselt, et oleks ära jäetud pikk sõit mööda Jõhvi. Tuletan meelde, et käesoleval ajal inimesed, kes soovivad sõita Järve linna osast Ahtme linna osasse ja vastupidi, on sunnitud kaotama circa 10 minutit Jõhvis ringi sõitmiseks, mis on äärmiselt ebamugav. Rahvakeeles seda bussi nimetatakse isegi ekskursioonibussiks. Kohtla-Järve linnavalitsus otsustas, et inimeste taotlus ka selles osas on põhjendatud ja oli otsustatud teha vajalikud muudatused alates 1. veebruarist. Täpsemat ülevaadet busside väljumise kohta saab www.peatus.ee City Kohtla-Järve. Hoolimata nafta hinna pidevast langusest kutsuks Viru Keemiagrupp tööle tagasi kõik koondatud töötajad, kui valitsus lubaks ettevõttel ise kogu vaja mineva põlevkivi kaevandada. Seoses antud probleemiga toimus mäetööstuse ettevõtete toetusrühma koosolek Riigikogus, kus ka otsustati, et veel praegune Riigikogu koosseis teeb ära maapõua seaduse muudatuse, mis laseb kaevandamismahte arvestada 5 või 7 aasta keskmisena. Kuna antud olukorras, kus VKG oli juba möödunud aasta detsembris sunnitud koondama 76 töötajat ja alanud aastal veel rohkem ehk kokku ligi 200 töötajat, on nüüd võimalik see niinimetatud veerev lumepall peatada. Mulle muidugi pakub see, ja ma arvan mitte mulle, kõigile inimestele, kes siin elavad, pakub tõsist muret need koondamislained ja need, et osa ettevõttest pannakse kinni ja selleks, et seda olukorda parandada, eelmine nädal korraldasime mäetööstusettevõtete toetusrühma kogunemine Riigikogus ja kus me kutsusime ka VKG esindajad, ministeeriumite esindajad, sest ei saa pidada normaalseks, et sajad inimesed jäävad töötuks ja see mõjutab ju nende perekondade sotsiaalseid võimalusi ja elukvaliteeti ja tegelikult tervet piirkonda. Ja siis selle tulemusel täna algatakse Riigikogu seaduseelnõu, mis aitab neid probleeme lahendada. Kuidas? Selliselt, et VKG-le antakse
täiendavalt tüki põlevkivi juurde, antakse õigus kaevandada oma kaevandustes rohkem, selleks, et neil tekiks ressurss nende kiviteri tüüpi vabrikute jaoks, et nad saaksid oma tööd jätkata. Nii et kui tehased jätkavad tööd, need samad inimesed, sajad inimesed, kes praegu said koondamisteateid, nendel tekib võimalus pöörduda tagasi tööle. Nii et ma arvan, see on suur samm ja ma arvan, lähima aja jooksul see seadus võetakse vastu ja siis me ei räägi enam vabriku sulgemises, vaid ma räägime ainult sellest, kuidas vabrikud on uuesti tööle hakatud ja kuidas inimesed on rõõmsad jälle tööl. Muidugi imet me teha ei saa, seda maailma nafta hinda me ei suuda muuta, sest seda nagu reguleeritakse mujal, aga riik omalt poolt teeb kõike selleks ja mina isiklikult, et oleks tagatud kõik need kohapealsed tingimused. Ja praegu kõige suurem probleem on ressurssi puudumine. Ja me anname ressurssi läbi seaduse VKG-le juurde, et ta saaks kaevandada, saaks toota ja ei peaks enam mõtlema inimeste koondamiste peale. Kuna muudatustel oleks ka tagasiulatuv mõju, võidab seaduse muudatusest eelkõige Viru Keemia Grupp, kes saab enda kivitertüüpi tehastele vajaliku põlevkivi ise kaevandada ning ei pea seda Eesti Energialt kalli hinnaga ostma. Ekspositsiooni avamise tegi eriliseks selle läbiviija Erki Tammiksaare teadmiste ja kogemuste pagas ning tema vahetud muljed ekspositsioonidest Eduard von Tolliga seotud paikadesse. Ekskursiooni teostaja tutvustas muu hulgas teadustöö köögi poolt ning oma koostööd teiste riikide teadusasutustega nimetatud ekspositsiooni loomisel. Uue ekspositsiooniga avanes külastajatel võimalus näha salapärase Sannikuvõima retke seni avaldamata fotosid nii meeskonnast kui teadlaskaardist. Seinal uhkeldas kaart Tamõri poolsaarest maailma nurgast, kus kohtab kõige enam Eesti alaga seotud balti sakslaste nimesid. Kaardid 17. kuni 20. sajandi alguseni illustreerivad Siberi rannikualade järk-järgulist muutumist ning annavad aimu, kuidas ja kui palju erinevaid valitsejad rääkisid kaasa geograafiliste nimede panekule. See on jah nagu selle Tolli viimase ekspeditsiooni nagu materjalide täiendamine, et kui see siin avati, siis ma ju selle jaoks tegin ka, aga siis see olnud veel kõik nii hästi läbimõeldud, oli kiire, mina ise seda ei teinud ja nüüd oli võimalus siis Euroopa Liidu abiga, ma arvan, seda ma täpselt ei tea, seda natuke nagu parandada ning need materjalid on väga paljuski erinevatest kaartidest, atlastest, mis on Venemaa kohta ilmunud, enamasti nad on Eestist, aga on ka Saksamaalt ja on ka Venemaalt, aga enamus arhiivimaterjale, ütleme kõik need pildid, mis puudutavad seda ekspeditsiooni, seda Sannikuvõima või viimast ekspeditsiooni, pärinevad kõik Peterburis, sellepärast et võib öelda, et fotograaf oli toona nagu päris uus asi ning inimesed või need ekspeditsiooni liikmed, neil oli fotoaparaadid kaasas ja tegelikult klõpsisid seal, et enamasti nad klõpsisid küll loodust, aga ütleme mõnikord ka iseendad, ütleme nende kvaliteet alati ei ole kõige parem, sa pead otsima, nende fotode kogu on päris suur seal Peterburis, see on siis Venemaa Teaduste Akadeemia Peterburi filiaal, Venemaa Teaduste Akadeemia Peterburi filiaal. Seal on Tolli nagu fond, mis puudutab seda tema viimast ekspeditsiooni ja need pildid on ka seal. Ja sealt tuleb valida ükshaaval, nagu, et see on väga suur hulk ja kuna arhiivis saab tellida ainult ühe toimiku või ühe sükse pildi, siis ja päevas saab tellida 5 tükki, arhiiv on 3 korda nädalas lahti, siis saab ainult 15 pilti vaadata nädalas, mis tekitab nagu suuri probleeme. Aga osad need pildid on juba varem ka avaldatud erinevatest raamatust ja siis selle põhjal sai neid nagu otsid, et oleks rohkem inimesi, et keegi ei taha nagu väga vaadata, kus see on mingi et umbes Karamere vaade, et see ei ütle midagi, et enamasti ütleb inimene ja see ekspeditsiooni liikmete kohta ja selle põhimõttel sai need välja valitud ning siia ka üles pandud. Kui kaua võtab aega ühe sellise ekspeditsiooni korraldamine algusest lõpuni? Kui ma ütleksin, et mul ei oleks selle kohta eelteadmist olnud, siis oleks see võtnud ikka palju kauem aega, kui see praegu tegelikult on, ma arvan, et mõned aastad. Kuna ma olen töötanud juba 94. aastast Venemaal arhiivides ja siin Eestis ja mitmel pool mujal, siis mul oli see eelteadmine olemas.
et see aitas nagu väga palju, et muidu oleks selleks mitu aastat võinud minna tegelikult, et otsida seda materjali ja kirjutada neid asju, mis siin nagu kirja on pandud, et see on niisugune pikema uurimise nii-öelda nagu tegelikult reaalne tulemus, aga see siin ise valmis siis vist poole aastaga. Kabelimetsa väikeses pargis asub ka Eduard von Tollile pühendatud mälestuskivi. Parun Eduard Gustav von Toll oli Balti-Saksa päritolu Venemaa geoloog ja polaaruurija.